Tervist! Minu nimi on Heigo Mölder ja me oleme täna Elektrotehnika Aluste Elektromasinate Instituudis elektromagnetise ühilduvuse laboris. Ja ma soovin teile täna tutvustada elektromagnetvälja abil hõljuvat hõljukit. Sellise hõljuki võib põhimõtteliselt valmistada igaüks endale ise kodus. Tegu on väga lihtsa konstruktsiooniga. Meil on siin vaskkõrvadist mähis, kuskil 130 keerdu, läbimõõduga 0,3 mm ja praadi pikkuseks tuli kuskil 20 meetrit. Teine abivahe, mida kasutame, on alumiiniumradikas, õigemini on alumiiniumplaat. Ja kolmas, millega me toitepinget reguleerime, on autotraho. Siis tööpõhimõte sellel hõljukil on suhteliselt lihtne. Et me lülitame siia mähisele peale toitepinge, millega kaasneb mähises vool ja vool tekitab omakorda magnetvälja. Ja magnetvälja jõujooned siis sulguvad osaliselt läbi selle alumiiniumplaadi, mis siis omakorda indutseerivad seal induktsioonvoolu või pöörisvoolu. Ja see pöörisvoolu suund on nüüd vastupidine mähises tekkivale voolule. See tähendab seda, et pöörisvoolu poolt tekitav magnetväli on samamoodi vastassuunaline mähise poolt tekitavale magnetväljale. Siis need kaks magnetvälja omavahel tõukuvad ja selle tulemusena tõuseb siis meie lennumasin või mähis alumiiniumplaadi kohalt õhku. Vaatame, kuidas asi praktikas töötab. Et ma hakkan siit autotraho pealt toitepinget juurde keerama ja siis teoreetiliselt peaks see mähis nagu õhku tõusma. Et ta siit minema lendaks, selleks kasutan pliiatsit. Päris kõrgelt.